See on veteran Sherman ja see on võib-olla kõige suurem üksratas, millega ma kunagi sõitnud olen. Ehk siis masin, mis on nüüd Eestis olemas, mida saab proovida, katsetada, osta, sõita, kõik siinsamas Voltride'is. Aga masinast lähemalt, nagu me näeme, on tegu tõesti teise maailmasõja aegse tangiga, veteran Shermaniga ehk siis Shermaniga, tegelikult üksrattaga. Las masin räägib ise enda eest. 20-tolline ref, 3,5 tolli lai, raami ääristab selline rauast kaitse nii ees kui taga, mis kaitseb kindlasti kukkumist ja muu säärase vastu. Ehk siis kindlasti on tegu suhteliselt robustse üherattalisega. Aga võrreldes teiste üksratastega on see masin eristub selle poolest, et siin pole ühtegi üleliigset vilet, üleliigset nuppu asja. See on toores masin, tooreks sõitmiseks. Pole siin kõlarid, pole siin äppi, pole siin midagi üleliigset. Nagu me näeme, disain on hästi tagasihoidlik, pole pandud viledele mingisugust rõhku. Võib-olla tuled on ainuke asi, mis on natukene edevam, kuna ees on siin tõesti korralik latern, võiks öelda. Selle eripäraks on see, et kui see masin kastist välja tuleb ja keegi see endale ostab, siis kindlasti tuleks üle vaadata, kuhu see tuli täpselt näitab, kuna see võib suunata natuke üles, natuke alla, et see seadistada ära, et ta liiga palju teisi liiklejaid ei pimestaks. Ja võib-olla siis selle masina teine eripära on selline ilus teemantikujuline tagumine tuli, mille eripäraks on see, et kui pöörad paremale, siis vilgub parempoolne äär, kui pöörad vasakule, vilgub vasakpoolne äär, ehk siis võib-olla esimene üksratas, millel on ka suunatuled peal, kui neid võib suunatuleriks nimetada. Jalaplatvormid on kindlasti tähtis teema üksrataste puhul. Veterani puhul on tegu pigem päris pika platvormiga, küll mitte väga laiaga, aga minu enda jalg siia peale sobitub väga hästi. Minu jalanumber on umbes 46, ehk pigem suur ja grip-tape on ka neil väga tugev, ehk siis jalg püsib ilusti peal. Kindlasti nagu igal üksrattal on ka see teleskoop, siis link, asi, sau, millega seda enda kõrval ilusti veeretada. Ja võib-olla Shermani kõige suurem erisus teiste üksratastega võrreldes, mis mulle endalegi rohkem meeldib, on siis ekraan, mis on tal siin peal olemas. Siit näeme kiirust, läbisõidu võimekust, ulatust, kõike sellist, mida mujal me näeme üldiselt selle üksratta äpist. Ehk siis sellel ei ole äppi, on siin ainult ekraan. Ühtepidi on see hea, sa ei pea telefoni kuskil välja tõmbama, hakkama vaatama, ma ei tea, vihmas, lumes, pimedas, mis toimub, kiiresti sõidan, kuhu sõidan, vaid sul on kõik siin. Teistpidi halb, sest et kõikidel teistel üksratastel käib software'i või siis tarkuse uuendamine läbi äppi. Siin aga seda teha ei saa. Ehk siis kui kunagi peaks tekkima tunne, et oleks vaja midagi upgrade'ida, siis tuleb tõenäoliselt siit see tarkus välja võtta ja kuidagi sellele ligi pääseda ja see uuendus ära teha. Aga see pole hetkel teema. Rääkides masinast veel, siis kindlasti on tegu pigem raske masina, 35 kilogrammi pole üldse mitte titemäng, ehk siis pigem see masin on sõitmiseks, mitte tassimiseks. Ja sõita saab ta ka pikalt, nii et sellepärast muretsema ei pea. Laadimiseks on tal olemas siis 2 5 amprist laadijat, tähendab originaalis on kaasas 1, aga on võimalus panna 2 tükki, ehk siis ühe laadijaga on laadimisaeg ligi 8 tundi, 2 laadijaga siis 2 korda vähem ehk ligi 4 tundi. Huvitav fakt tegelikult veterani kohta on veel see, et selle masin on teinud Kotvei endised töötajad, ehk siis see tarkus, mis siin sees on, ei ole kuskilt suvaliselt puu otsast võetud, vaid see on aastatega kogunenud ja läbi testitud, läbi proovitud. See masin on kindlasti pigem maanteesõiduks, ehk siis sirged, siledad teed. Metsa vahel jääb ta tõenäoliselt natuke liiga raskeks, liiga suureks. Ta ei ole nii kiiresti manööverdav, aga tänaval pikk kiire sõit, ülimalt stabiilne. Sul on madalad platvormid, mis toovad selle raskusega maa lähemale, ehk siis tõenäoliselt see teeb seda stabiilsemaks. Teistpidi madal platvorm on võib-olla miinuseks. Juurikad asjad, kui alla jäävad, siis võid juhuslikult kukkuda ja pööramisel peab kindlasti meeles pidama, et kui platvorm on madal, siis platvormi ääred võivad käia vastu maad, et mitte siis ära ehmatada või kui midagi sinna alla jääb, et mitte sinna taha kinni jääda. Ehk siis, kui otsid endale maanteepilli, siis Sherman võib olla midagi, mida Voltride'ist endale leida. Tule tšekka järele.